Tere ka minu poolt. Kõigepealt suur tänu Seemneliidule sellise põneva ettepaneku eest rääkida siis oma argipäevast Seemneliidu liikmetele ja ka laiemalt avalikkusele. Aga alustan siis kohe väiksest ülevaatest, et oma selle ettekande võiks jagada 4 osasse, et ma kõigepealt teen sissejuhatuse rohepöörde kaudu, et millised on siis need järgnevad aastakümne kõige suuremad väljakutsed meil. Ja siis hüppan natukene ajalukku, räägin seda, mis see sordiaretus üldse on olnud see tänase päevani ja mida tähendab traditsiooniline sordiaretus. Sealt edasi räägin natukene, kuidas on sordiaretus ja geneetika omavahel seotud, geneetilised markerid, geenid. Ja kõige viimane, aga tegelikult teema, mida ma kõige rohkem sooviksin lahti rääkida, et mis loom see täppisaretus on, tegemist ei ole loomaga. Aga sellest siis oodake siis natuke. Tänan ka Sigmarit, Sigmar tegi juba väga hea ülevaate sellest, millised meie lähikümnendi väljakutsed on. Lihtsalt toon veel siis nagu oma nurga alt mõned sellised juhid tähelepanu, et roheleppe eesmärke tegelikult seal dokumentides on palju ja erinevaid, aga üks selliseid tähtsamaid on ka see, et meie toit peaks ka edaspidi olema tervislik ja taskukohane. Et need 2 asja tänapäeval ei pruugi alati üldse mitte koos käia, et see juba iseenesest on päris suur väljakutse. Samamoodi me peame hoidma oma keskkonda puhtalt ja meie need tehnoloogilised vahendid peavad olema siis piisavalt innovatiivsed, et seda saavutada. Ja samas ka siis näiteks toidusektoris ja seemnesektoris need töökohad peaksid olema jätkusuutlikud ja tulevikukindlad. Et need olid võib-olla minupoolsed märksõnad, mida ma roheleppe puhul tahtsin esile tuua. Ja kui nüüd siis täpsemalt rääkida talust taldrikule strateegiast, siis samamoodi on tegelikult ju pikad dokumendid, palju erinevaid eesmärke. Mõtlesin siis siinkohal toidutootmise aspektist välja tuua siis sellised eesmärgid, et kogu see toidutootmine peaks olema kas neutraalse või suisa positiivse efektiga keskkonnale. Et samamoodi päris korralik väljakutse, kuidas siis püüda näiteks kas looduskeskkonnale või üldse meid ümbritsevale keskkonnale siis positiivset efekti läbi näiteks seemnekasvatuse anda. Siis kuidas kogu selle toidutootmise juures leevendada kliimamuutusi või siis aidata nendega kohaneda. Samamoodi väga suur eesmärk. Siis kuidas peatada ja vastupidi ka ümber pöörata seda, et meil bioloogiline mitmekesisus kogu aeg kahaneb ja kaob. Et siinkohal Sigmari toodud näide sellisest seemnesegust on minu arust juba väga hea näide sellest, mismoodi see võiks siis välja näha näiteks toidutootmises. Ja siis ka teemad, et mis on siin ka COVID-i kriisiga välja tulnud, et meie toiduturvalisus, kuidas seda tagada, samamoodi jälle uuesti välja toodud, et toit peab olema tervislik ja siis selle toidu tootmisel juures me peame rahva üldisele tervise heaolule mõtlema. Ja veel kord välja toodud see, et see tervislik toit peab olema siis kättesaadav ja ligipääsetav kogu elanikkonnale, mitte ainult siis nendel, kellel on paksem rahakott. Ja samas ongi, et hind peab olema taskukohane, aga toidusektor ise peab olema ka konkurentsivõimeline. Ja samas peaks järgima õiglase kaubanduse reegleid. Ütleme nii, et seemnesektoril seal hulgas saab olema päris põnev kõiki neid asju siis jälgida, edendada. Aga me ei anna alla. Ja tõin lihtsalt siis välja ühe konkreetsemate numbritega sihi, mis puudutab ka otseselt siis ju seemne tootmist.
Eesmärk on 9 aasta pärast, aastaks 2030, vähendada pestitsiidide kasutamist 50% võrra. Et siis on teatud pestitsiidid, mis on määruse lisas kirjas, mis peaksid siis, mille kasutust peaks vähendama 50% ja teatud pestitsiidid, mille siis riski peaks vähendama. Ma siinkohal tegelikult jään täpsetes nüanssides isegi vastuse võlgu, aga et siis baasväärtuseks on aastad 2015 kuni 2017 ja hakkab siis toimuma iga-aastane monitooring sellel teemal. Et need numbrid tõin siia meelega sellepärast, et kui nüüd vaadata, et see sihtmärk on juba 9 aasta pärast ja kui ma toon järgmise slaidi, kus on kirjas, kuidas toimub traditsiooniline sordiaretus, siis kõige viimane punkt on see, et see on aeganõudev töö. Sordiaretus võtab aega nii-öelda esimesest ristamisest kuni siis sordi tunnustamiseni 10–15 aastat. Et see on tegelikult üks väga suured käärid, eks ole, et ühelt poolt on meil eesmärk ja teiselt poolt on meil siis need traditsioonilised vahendid, millega me oleme seni harjunud tegutsema ja need omavahel, need töövahendid, mis meil täna on, me ei suuda sellega seina ära maalida selle etteantud aja jooksul. Et on vaja midagi, on vaja innovatsiooni. Aga siis enne veel, kui ma jõuan selle innovatsioonini, ma ikkagi räägin natuke lahti, mis asi on sordiaretus. Ehk siis päevakorra teine punkt. Et sordiaretus iseenesest on siis põhimõtteliselt suuremahuline skriinimine ja otsimine, parimate isendite otsimine ja väljavalimine. Üldjuhul kasutame siis selleks ristamist ja on siis ka erinevaid muid vahendeid nagu hübridiseerimine ehk siis esimese põlvkonna ristandid, millel on paremad tunnused. Siis muudetakse ka genoomi suurust, et kui genoom on topelt suur, siis see annab omakorda taimedele sellist kasvueelist mõnikord. Ja selliste mutatsioonide esilekutsumine, mis on ka täiesti tavapärane juba 20. sajandil olnud, et selleks kasutatakse siis kas mingit kiiritust või kemikaale, mis kemikaalse endast siis nagu jälge ei jää sinna seemnesse, küll aga siis taime genoomi, mis siis võib ka mõjutada erinevaid tunnuseid. Aga nagu ma juba mainisin, et on mitmesuguseid piiranguid traditsioonilise sordiaretusega, et üks on see ajaline faktor, aga on ka muid, et näiteks alati tuleb silmas pidada, et ristamine ju tähendab see, et pooled geenid saad sa isalt ja pooled geenid saad sa emalt, ehk siis kui sul on üks väga hea sort ja sa seda ristad, siis tegelikult pooled sellest headest tunnustest võid sa tegelikult kaotada. Ja see siis tähendabki seda, et ka generatsioonide vältel mõned tunnused võivad muutuda, mõned jäävad samaks, mõned lähevad paremaks, mõned lähevad kehvemaks. Ja see kiirus on see, mis ma enne ütlesin, sordiaretuse kiirus kuni 10–15 aastat, et see ju tegelikult ka sõltub sellest, mis liigist me räägime, mis taimeliigist, et kui see seeme tekib aeglaselt järgmises põlvkonnas, näiteks nagu viljapuudel, siis seal on meil see ajaline faktor veelgi pikem. Lisaks tuleb silmas pidada ka taimede selliseid bioloogilisi eripärasid, näiteks see, et iga taim kaks erinevat taime tihtipeale ei pruugigi järglasi anda ja taim ei pruugi nagu endaga järglasi anda, ehk siis isesteriilsus samamoodi takistab teatud nüanssides sordiaretust. Ja kui me siis räägime sellest, et meil on vaja pestitsiide vähendada, meie taimed peaksid olema haiguskindlamad, siis nende on teada ja kirjeldatud juba mingisugused geenid või genoomi piirkonnad, mis annavad taimele selle haiguskindluse, aga selle sisse ristamine heasse sorti on väga aeganõudev. Et sellised piirangud. Nii,
ja siis sordiaretusest veel rääkides, et me ju oleme tegelikult väga kaugele jõudnud, kui vaadata tänapäevaseid põllukultuure ja võrrelda neid nende looduslike eellasliikidega, aga selleks on meil olnud ka aega. Et on aega olnud tuhandeid aastaid, et juba ligikaudu 10 000 aastat tagasi inimene hakkas teadlikult ja vähem teadlikult valikuid tegema ja siis selle võrra ka tegelema sordiaretusega. Ja siis siin tahtsingi lihtsalt välja tuua näited, et see geneetiline varieeruvus on ikkagi loodustes olnud väga mitmekesine, sellised on siis looduslikud sugulasliigid kartulile ja tänapäeva kartul on võrdlemisi selliste kindlate kanooniliste tunnustega, millist kartulit me poeletil ikkagi soovime näha. Ja veel kord lihtsalt bioloogina meelde tuletada, et uue sordi saamiseks me alati peame siis kas geene kuidagi omavahel kombineerima, neid natukene muutma, et geen iseenesest ei võrdsustu sellega, et kas tegemist on GMO-ga või mitte. Ja veel kord üks näide, et mida siis aastatuhandete pikkune sordiaretus on nende taimedega teinud, või mille poole see inimene on püüelnud, et kui me vaatame sellist looduslikku nisuliiki, siis tal on võimekus kaitsta ennast haiguste eest nii õhus kui mullas. Tal on head omadused, kuidas oma seemneid paljundada ja siis nagu kaugemale levida. Et paljud nendest omadustest on ta jätnud inimese kanda ja selle võrra siis lubanud, et ma toodan rohkem seemneid, ma toodan ilusamaid, tervemaid seemneid, mahult suuremaid, aga selle eest siis ta nõuab ka talunikult või siis seemnekasvatajalt teatud tasu, et seemnekasvataja ülesanne on siis kaitsta seda taimekest kõikvõimalike väliste tegurite eest, et siis kogu see ressurss, mis taimel on, oleks võimalik panna sellesse tippu. Aga selle muutusega ma püüdsin siia graafiliselt välja tuua, et mis siis selles genoomis või meie kõikide nende sortide mitmekesisuses on toimunud, et kui looduslike ütleme, et iga täpp on üks erinevus, geneetiline erinevus, siis looduslikes sugulasliikides leidub neid hästi palju ja mida rohkem see inimene on seda sorti aretanud või ütleme, seda liiki aretanud ja oma valikuid teinud, siis seda mitmekesisust jääb järjest vähemaks, sest nendest parimatest sortides on tihtipeale ikkagi väga sarnased kombinatsioonid ja kui me jõuame selle ühe põllu peale, siis seal see geneetiline mitmekesisus peab tegelikult peaaegu puuduma. Et see on selline lõiv, mida me siis maksame. Ja siinkohal tahakski siis rõhutada, et geneetilise mitmekesisuse säilitamine ja täpselt seesama roheleppe eesmärk, et me peame pidurdama ja tegelikult ka tagasi pöörama bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, liikide väljasuremise, et see on ka väga oluline sordiaretuse aspektist. Et kui meil kaob see mitmekesisus, kust võtta näiteks haiguskindlust või kust leida häid omadusi, siis inimene oskab küll tänapäeval päris palju, aga ikkagi sellist täiesti uut omadust taime siis saada on hetkel veel ikkagi võimatu. Et meil peab olema looduses mingi analoog ikkagi olemas. Ja selleks ongi siis need geneetilised ressursid, ükskõik mis kujuga ja mis iseäralike omadustega nad on igaüks väärtus ja me peame seda hoidma ja talletama ja koguma nii palju, kui me seda siis oskame. Ja nimetame me siis seda kas pärandsordiks, rahvaselektsiooni sordiks, põlissordiks, et need kõik on selles mõttes meie varjatud rikkus.
Ja seda siis Eesti Taimekasvatuse Instituudis ka hinnatakse ja tehakse, et meie geenipangas on üle 64 erineva taimeliigi, seal on üle 3500 säiliku, need säilitatakse siis üldjuhul seemnetena, välja arvatud siis kartul, mis on meil koekultuuris, see tähendab siis on väga väikesest punga tükikesest kasvatatud steriilsetes tingimustes kartul, mis on siis haigusvaba ja mida on siis võimalik säilitada ilma, et peaks iga-aastaselt seda põllule panema. Selleks töötavad meil siis spetsialistid, kes steriilsetes tingimustes neid paljundavad ja hoiame neid siis armastusega. Ja lisaks on siis geenipangast valik viidud ka kaugele põhja, kaugele külma teravmägede ülemaailmsesse seemnepanka, kõik ikkagi selleks, et meie geneetiline rikkus säiliks ja et oleks meil ka roheleppe raames võimalik tagasi tulla ja otsida, et kas Eestimaal on juba varem sellised haiguskindlused näiteks olnud, aga mis lihtsalt tänapäeval sortidesse pole jõudnud. Nii, jõuan siis nüüd kolmanda päevakorrapunkti juurde, et räägin sellest, mis asi on sordiaretuse geneetika ja kuidas siis me aitame oma geneetiliste analüüsidega kaasa ja kiirendame näiteks, või proovime kiirendada sordiaretust. Et geneetilised markerid tulevad mängu siis, kui meil toimub ristamine sordiaretuses, ja me paneme põllule, aga näiteks seda tunnust ei ole võimalik kas üldse silmaga näha või on selle mõõtmine näiteks väga keeruline või väga kulukas. Kui on näiteks vaja selle jaoks mingit kulukat, väga erilist metoodikat, mida näiteks ei tehtagi Eestis. Sel juhul aitab mõnikord ka teadmine, et seda tunnust põhjustab või seda tunnuse tekitab üks teatud piirkond meil genoomis, ehk siis on niisugune geneetiline marker, mida on võimalik otsida. Et kui siin siis on toimunud ristamine ja need on kõik need selle kahe taime ristamise tagajärjel saadud järglased, siis välimuselt on nad kõik ühesugused. Küll aga nende nooltega näiteks näha, et need 3 tükki on selle geneetilise markeriga, ehk siis suure tõenäosusega selle tunnusega, mida me võib-olla järgmises põlvkonnas alles näeme. Ja see kiirendab siis tunduvalt näiteks sordiaretust. Et siis tuua selle kohta vähe konkreetsem näide, mida me ETKis kasutame, on seotud jahukaste kindlusega. Et jahukaste on üks üpris ebamugav haigus, seda põhjustab jahukasteliste sugukonda kuuluvad seeneliigid erinevad, ta on täitsa väga laialt levinud parasvöötmes ja ilmselt olete kursis, et tegemist on niisuguse jahuse nakkusega taimepinnal. Ja üks taimeliikidest, kes sellega hakkama peab saama, selle vastu võitlema, on oder. Ja odras on kirjeldatud MLO nimeline geen. See geen on mul siia joonisele ka toodud, niisugune pikk 12 osast koosnev DNA piirkond ja toimub seal taimesse siis niimoodi, et kui see geen on aktiivne ja sealt toodetakse valku, siis see võimaldab selle taime nakkumist jahukastega. Nii et kui meil seda geeni ei oleks, siis see taim ei nakatuks jahukastesse. Ja selline siis mutantne geen leiti ühes Etioopia odra rahvaaretises juba üle 40 aasta tagasi ja see on väga hästi kirjeldatud, mis näitaski siis seda, et kui see geen on defektne, mutantne, siis see oder saab palju paremini hakkama jahukaste nakkusega. Ning üllataval kombel ongi see ühest geenist põhjustatud väga laia spektri toimega ja ka kestva toimega, et see resistentsus nagu ei ole ära kadunud. Ja veelgi enam, et siis viimase 40 aasta jooksul
on seda MLO-geeni omadust sordiaretuses palju ära kasutatud, et lisaks siis sellele looduslikule mutatsioonile on tehtud erinevaid keemilisi mutante ja neid leidub ka täiesti tänastes odrasortides. Enne kui ma näitan siis tänaste odrasortide joonist, siis tuleb ikkagi allmärkusena ära mainida, et iga seal on ka omad kõrvalmõjud. Et sellel siis mutatsioonil võib olla mõju, et ikkagi tuleb väiksem saak, aga samas jällegi ta on nagu haiguskindel, et oleneb siis sellest haiguspuhangu tugevusest. Tal võib olla väiksem kasv ja mingites tingimustes on ka näidatud, et ramulaaria nakkusele on vastuvõtlikum. Aga sellegipoolest on siis see geen meil tegelikult sortides täitsa laialt levinud. Tegime siis Jõgeval oleva 91 odrasordist koosneva kollektsiooni testimise ja leidsime, et 51 sordil on seesama Etioopiast pärit geenimutatsioon olemas ja lisaks oli veel 3 tükki, kellel oli siis keemiliselt indutseeritud mutatsioon. Küll aga on siiski päris suur hulk, kellel seda mutatsiooni ei ole, ehk siis neil suure tõenäosusega ei ole jahukastekindlust. Ja nende hulgas olid ka meie Eesti enda sordid Maali ja Tuuli ning eesmärk oligi siis selle markeranalüüsi abil need omadused sisse viia, sellepärast et esialgu esimeses põlvkonnas seda tunnust, haiguskindluse tunnust näha ei ole. Ja selle võrra, et siis seda selektsiooni kiirendada, kasutasime siis ristamist ja see tegelikult tähendab, et mitmekordseid ristamisi, ta on ikkagi mitu aastat aega võtnud, aga tulemuseks võiks olla näiteks Tuuli, kes on suures osas sarnane varasemale Tuulile, küll aga on tal siis ka jahukaste resistentsus juures. Veel näiteid, missuguseid geneetilisi markereid me juba hetkis kasutame, et näiteks kartuli puhul on kasutuses meil 11 erinevat markerit 5 erineva haiguse vastu, lehemädaniku, kollasekiduusi, kahvatukiduusi, YX viiruse vastu. Tomati puhul oleme rakendamas 5 markerit 2 haiguse vastu, tomati lehemädaniku ja ruugehallituse vastu. Lisaks on testimisel meil taliniisus samuti jahukastekindluse markerid ja koostöös Polliga näiteks oleme ka maguskirsi tolmeldamismarkereid uurinud. Ühesõnaga, maguskirsil on see, et tal on alati vaja tolmeldajad kõrvale, et ta iseennast ei tolmelda ja üldjuhul siis sobilikke tolmendajaid on pakutud või soovitatud siis tolmetamistestide andmete põhjal. Aga neid ei ole viidud läbi nii põhjalikult, et oleks tervet andmebaasi, küll aga geneetiliselt on seda võimalik teha ja nüüdsest on siis avalik meil ka andmebaas, et millised Eestis kasvatatavad maguskirsi sordid sobivad tolmeldamiseks siis millistele sortidele. Ja üks uus arendusprojekt, mis oli ära mainitud, ka Kareni ettekandest, ta jõudnud sellest väga rääkida, on geneetilised sõrmejäljed sortide tuvastamiseks või eristamiseks. Et see on nüüd täiesti uus projekt, on käima lükatud sellest aastast, aga tegelikult me tegeleme sellega juba mitmeid aastaid varem ja esialgu on siis fookuses nisu, oder ja kartul, mille puhul siis töötame välja sordilehe sortidele geneetiliste markerite või ütleme geneetilist sõrmejälje pilti. Ja enne kui siis liigun päevakorra viimase punktini, ma loodan, et video läks käima. See on siis näide sellest taimebiotehnoloogi igapäevatööst, et meie tööpäev koosneb nii sellest, et tuleb põllul taimeproove võtta või siis taimi kasvatada, kui ka siis sellest, mis videos on näha, ehk siis geneetiline analüüs laboris. Ja nüüd siis jõuan uute aretustehnoloogiateni. Uusi aretustehnoloogiaid meeldib mulle nimetada täppisaretuseks. Ehk siis
Need on uued võtted, millega on võimalik teha väga täpselt väga väikeseid muutusi taimegenoomis. Et toon kohe välja, et sellel on teatud eeldused. Üks nendest eeldustest on see, et meil peab olema väga hea teadmine sellest, milline on taimegenoom või täpsemalt siis, milline on see piirkond selles kindlas sordis, mida me siis soovime täppisaretada. Ja peab olema ka vastav kompetents ja laboriaparatuur. Kui need kaks eeldust on täidetud, siis on suur tõenäosus, et täppisaretus on töövahend, millega on võimalik teha efektiivsemalt, täpsemalt ja kiiremini aretusprotsessi ühte etappi. Et põldkatsed on olnud, on praegu ja jäävad ka tulevikus kindlasti, küll aga selleks, et põldkatsetel oleks rohkem varieeruvust, rohkem soovitud tunnuseid, siis selleks on täppisaretus väga hea meetod. Ja see on vahend, millega on võimalik tellida kindlat muudatust. Kui me teame, et see näiteks MLogeen põhjustab jahukaste kindlust, siis on võimalik seda laborist tellida. Palun mulle sellesse sorti. Kuidas see siis käib? Et seda täppisaretust ehk ka geenide toimetamine võiks kutsuda, või analoogia võiks olla see, et mul on ühes käes käärid ja teises käes on mul ribakoodi skänner, nagu meil poes on, kui me lähme poodi. Et see ühes käes olev skänner, see siis on võimeline väga spetsiifiliselt skännima just, otsima üles selle koha, mida me siis tellisime, ja teises käes olevad käärid lõikavad seda kohta. Ja see on kõik, mida täppisaretust põhimõtteliselt teeb. Edasi tuleb mängu juba taim ise, ta avastab, et seal on midagi katki, hakkab seda parandama, aga need parandused, see pisike kollane koht siin joonise peal, on tihtipeale vigased. Ja siis tekib sinna mutatsioon, mis on justkui nagu taime enda tekitatud. Aga see tehnoloogia on siiski inimese arendatud. Et selline vigastuste parandamine on täiesti loomulik asi. Kui seda ei toimuks, siis ükski meist ei saaks päikese käes olla, seepärast et UV-kiirgus pidevalt meie keharakkudes tekitab selliseid katkestusi. Et lihtsalt UV-kiirguse asemel, mis on huupi, pommitab seda DNA-d või genoomi, siis täppisaretuse puhul meil on see skänneri osa, mis aitab meil siis väga õigest kohast seda katki teha. Ja siis näide, kuidas me Jõgeval Etkis seda kasutame, toongi näitena siis odra, ehk siis analoogia, et kuidas saada tuulid kiiremini jahukaste kindlaks. Kas me teeme seda läbi selle, et me ristame mitme aasta jooksul tagasi ja otsime siis neid õigeid isendeid, mida siis edasi kasutada, või siis võtame tuuli ja teeme sinna selle mutatsiooni kohe sisse ja teadmisega, et kõik muu jääb tuulis ju täpselt samaks. Et hetkel oleme siis selles staadiumis, et meil on see kõige paremini töötab see hetkel see metoodika tegelikult ühes Golden Promise nimelises vanas sordis, aga täiesti optimeeritav on see ilmselt ka Eesti sortide peale. Ja see käib siis läbi kalluskultuuri, et taime odra embrüo nakatatakse ühe mullabakteriga ja siis läbi selle mullabakteri toimub seesama ribakoodi skänneriga kääride abil lõikamine ja siis taim ise parandab. Ja sellele järgneb, kindlasti tahaks rõhutada, põhjalik siis järelkontroll meie enda poolt ja tunnuste kirjeldamine. Et kui siis siin kalluskultuuris on see taim ära käinud, siis 6 kuud hiljem on meil juba jälle roheline taim potis, kes võiks siis olla põhimõtteliselt nagu tuuli, välja arvatud see üks lõige. Kui nüüd siin siis võrrelda täppisaretust kui seda uut lähenemist ja traditsioonilist aretust, julgeks väita, et mõlemad on teostatavad, kindlasti on täppisaretuses veel palju arenguruumi ja mingisugused tehnilised piirangud, mille kallal teaduses väga aktiivselt tegutsetakse.
Küll aga tuleb mainida, et on hetkel seadusandlikud piirangud täppisaretatud sortide turustamiseks. Räägin sellest lähemalt. Nüüd aretusprotsessi puhul, kui rääkida näiteks markerite abil tagasiristamisest, me räägime siinkohal ikkagi 2-3 aastast analüüsidest ja ristamistest. Samas kui täppisaretuse puhul läheb aega umbes 6 kuud, et jälle taaskord roheline tuuli saada või roheline taim, mis on tuulisarnane. Samas, traditsioonilise aretuse puhul puuduvad meil ranged nõuded ja kontroll selle koha pealt, et öelda, et see taim on ohutu. Hetkel on siis täppisaretusmeetodite puhul suur ajaline tuleks väga suur lisakulu, sest direktiiv seda nõuab. Ja nõrkusteks siis mõlema meetodi puhul võiks välja tuua selle, et kui me räägime selleks, et need vanemsorte säilitada, siis ristamine selleks ei ole kõige optimaalsem lähenemine ja teisest küljest täppisaretuse puhul on need eeldused, mida mainisin, ehk siis on vaja põhjalikku teaduslikku akadeemilist teadmist selle kohta, et mida teha ja kus kohas teha. Ja kui rääkida sellest, et meil on tegelikult niigi väga head sordid tänapäeval olemas, et kui on vaja teha ainult seda sorti natukene haiguskindlamaks, et muud omadused on tal kõik suurepärased, siis traditsiooniline ristamisel põhinev sordiaretus selleks ei sobigi ja pigem on just täppisaretus see, mis võimaldaks sorte parendada. Või siis ka näiteks vanade sortide puhul mingisuguseid üksikuid halbu omadusi parendada. Ja tõin siinkohal ka sellise meiepoolse arvutuse, et kas need nagu hinnaskaalas on võrreldavad need 2 erinevat lähenemist ja julges öelda, et kui me ütleme seda palganumbrit ei arvesta, siis puhtalt reagentide ja vajalike vahendite osas on need hinnad täiesti võrreldavad. Siin on see. Kui me räägime geneetiliste markerite abil ja ristamisest, siis see töövahendite hind võiks ligineda seal 400 eurole ja siin ma olin ka tegelikult, eile mõtlesin natuke ülehinnanud, et siin võiks ka tegelikult vabalt öelda, et see täppisaretus ühe liini kohta võib samamoodi maksta umbes 400 eurot reagente ja vajab sellist esmast labori sisseseadet, mille saime meie tingimustes hakkama ka umbes 2-3 tuhande euroga. Aga suur erinevus on siis see, et ristamiste puhul siin me räägime juba 3. aastast, kui täppisaretuse puhul ma saaks selle asja ära teha, ütleme 6 kuuga. Ja milleks siis seda vaja on? Tulen siis taaskord ringiga tagasi roheleppe teemade juurde, et seavad roheleppe eesmärgid meile ikkagi väga suured väljakutsed. Me peame sordiaretust väga palju kiirendama ja peame olema võimelised sordiaretusse tooma uusi tunnuseid ja samas peavad need uued sordid olema kohastunud kõikvõimalike erinevate kliimatingimustega, millest lähemalt meile ka räägitakse täna. Sordid peavad olema järjest haiguskindlamad ja samas ei maksa ära unustada ka vanu häid sorte, kes selleks, et nad oleksid, et armastus nende vastu jätkuks, siis võib-olla peaks ka neid natukene parandama. Ja viimasena veel, viimaste slaidide hulgas, toon siis välja ühe põneva uurimuse, mida Euroseeds tegi 62 erafirma vahel, kes siis tegelevad ka sortide aretamisega ja küsiti nende käest, et need uued täppisaretusmeetodid, et kas te olete neid rakendamas oma teadustöös. Ja suurtest aretusfirmadest kõik kasutavad, ütleme selles mõttes nad loovad oma võimekusi ja kasutavad seda sordiaretuses. Ja ka pooled väikestest aretusfirmadest on selleks võimelised, et veel kord see näitab täppisaretuse seda sotsiaalset poolt, et see ei ole ainult suurte konsortsiumite pärusmaa, vaid see on tõesti metoodika, mida on võimelised kasutama ka väikesed sordiaretusettevõtted. Ja siis
sellised, mis nagu välja toodi, et mis siis pidurdab nende uute meetodite kasutamist ja toodete turule toomist, et siiski Euroopa Liidus seadusandlik ebakindlus ja hetkel ka nõuded ja mingil määral ka see, et kuidas on tarbija suhtumine kas GMO-sse või ütleme GMO direktiivi alla kuuluvate sortidega. Ja kui siis küsida, et millistes taimedes täppisaretus üldse võimalik on või millistes on need firmad seda kasutanud, siis siin samamoodi tegelikult on näha, et kõrelised ja õlikultuurid on esindatud, siis köögiviljade puhul ilmselt kartul, milles on see metoodika ka toimib väga hästi, et ühesõnaga, et see põhisõnum ongi siinkohal, et see meetod on isegi nii võimas, et see ei ole taime liigiti väga piirav. Ja kui siis küsiti, et millised on siis need tunnused, mida need aretusettevõtted täppisaretusega soovivad muuta, siis siinkohalgi on see varieeruvus väga suur või ütleme, et võimalusi on palju, on nii siis toidu kvaliteet kui ka ütleme, sellised kasvatus, ütleme, taime enda parameetrid, kas tal on parem saak, või siis ka just nimelt need haiguskindlused. Et taaskord, et see on nagu hoopis midagi muud, kui varasemalt me oleme rääkinud GMO-taimedega, kus põhiliselt on tegemist ikkagi ainult kas resistentsus taimekaitsevahendite vastu, aga antud juhul me räägime täppisaretuse puhul ikkagi väga suurest valikust erinevatest tunnustest, mida on võimalik sisse viia. Ja miks ma siin sellises oleks vormis räägin või tinglikult natukene on siis Euroopa Liidu seadusandlik keskkond, milles me siis praegu toimetame, mis põhiliselt baseerub siis 2018. aasta Euroopa Kohtu otsusega või otsusele, mille alusel siis tõlgendati, et uued aretustehnoloogiad peaksid minema ka GMO direktiivi mõiste alla või ütleme GMO direktiivi regulatsiooni alla ja siis olgugi, et tuleb silmas pidada, et täppisaretusmetoodikaid selle direktiivi väljatöötamise ajal ei olnud veel teada, ei olnud isegi leiutatud. Ja tahaksingi rõhutada, et paljud teadlased siin näevad sellist suurt vastuolu, et sellised ranged piirangud täppisaretatud sortidele viivad sordiaretuse ja kogu selle teadmise ja tootearenduse Euroopast välja. Ja veel mõned slaidid lõpetuseks, et kui siis kohtuotsus nüüd juba 3 aastat tagasi tuli, siis Eurosids ülevaates küsiti, et kas see kuidagi mõjutas ka täppisaretuse tehnoloogiate kasutamist nendes sordiaretusettevõtetes ja kahjuks ikkagi märkimisväärselt, et öeldi, et kolmandikel juhtudel öeldi, et kas see täiesti peatus või pandi aeglustati ja näiteks ka suurte aretusfirmade puhul öeldi, et see liikus kõik lihtsalt Euroopast välja. Kogu see teadmine ja see arendustöö. Ja siis ütleme positiivsetest nootidest küsiti, et kui kaugelt siis need täppisaretatud sortide turule tulek on. Et väga suur hulk, ütleme, kolmandik väikestest ja ütleme, viiendik suurtest ettevõtetest ütlesid, et nad oleks võimelised sordi välja tooma 5 aasta jooksul. Ja ka 5–10 aasta raamis on neid sorte, oleks juba neid sorte tulemas, et see toob jällegi nagu valgust sinna roheleppe eesmärkide täitmise osas. Ja loomulikult on ka sellised teemasid, mis on alles nagu arendusjärgus. Nii, no toon veel mõned sellised nagu natukene ütleme, võib-olla debati ossa kuuluvaid või aga lihtsalt need on nagu faktid, mida on siis nagu leitud teadusajakirjades, et väga palju on siis viimase 5–6 aasta jooksul kasvanud selliste tehnoloogiate abil patentide esitamine. Ja just nimelt Hiina poolt. Et enamus sellised patendid on esitatud Hiina poolt. Mida see tähendab?
ma ei tea, aga see on asi, see on teadmine, mida me peaksime endaga kaasas kandma. Ja siis enamus nendest patentidest, mis on taimebiotehnoloogia valdkonnaga seotud, on just nimelt selle taimede toimetamise ehk siis täppisaretusvaldkonnas. Nii viimased arengud, mis siis Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni tasandil on toimunud, et tänavu aasta aprillis tuli siis välja uuring, et mis mõju on avaldanud see Euroopa kohtuotsus ja mida siis see laiemalt kogu sektor sellest arvab. Ja ütleme, kui püüda siis sellest suurest dokumendist midagi välja või esile tuua, siis kindlasti toodi välja, et sellel on teadusarengule takistav mõju, et kõikvõimalikud sellised arendused on nagu viidud Euroopast välja, kui see on osutunud takistuseks. Ja tõdeti samamoodi, et täppisaretused on vahend, mis aitaks Euroopa roheleppe ja ka ÜRO säästva arengu eesmärke täita. Ja samamoodi ka mahepõllumajandusliku tootmist suurendada. Ja samas oligi nagu küsimus, et kas on, et kas need eetika osas, et kas see, kumb on nagu eetilisem, kas nende uude tehnoloogiate kasutamine või siis nende kasutamise loobumine, et mis pidi see eetilisem on. Ja sellega siis täna lõpetakski. Et tänan veel kord võimaluse eest ette kanda ja rääkida täppisaretustest, sellest, et geneetilised ressursid on olulised üldiselt looduslikule mitmekesisusele kui ka siis sordiaretusele ja sordiaretuses on siis tõesti meil käsil revolutsioonilised ajad, et lisaks juba traditsioonilistele näiteks geneetilistele markeritele oleme võimelised kasutama ka täppisaretust, mis võiks olla võluvõtiga ka nii mõnegi roheleppe eesmärgi täitmiseks. Aitäh! Aitäh, Liina, sulle kõigepealt selle eest, et sa need keerulised asjad meile inimkeelde ümber tõlkisid, et sageli me kuulame selliseid ekspertide väljendusi, nii et päris hästi saa aru, mis toimus, aga ma arvan, nüüd said kõik hea pildi ette, mis sordiaretuse tagatubades toimub. Kõigepealt ma loen ette meile chati tulnud küsimused. Sigmar kommenteerib ja ühtlasi ka küsib. Oli lahe pilt kartuli looduslikust variatsioonist. Meil on ka palju erinevaid kartulisorte, kuid poes tüüpiliselt 2–3 sorti. Mis võiks olla võimalused nõudlust või tarbimist mõjutada, et seeläbi aretust soodustada ja suunata? Võimalused. Etkis on tegelikult väga hea näide, et väike verev, mis ei kuulu absoluutselt Selveri poeletti kahjuks, on tegelikult väga armastatud sort eestlaste hulgas. Aga sellel on omad põllumajanduslikud piirangud, eks ole, et ta ei kipu hästi koristatav olema. Et eks selle loodusliku mitmekesisusega on see, et need kartulid ei ole suurtootmise jaoks tihtipeale optimeeritud. Et see, miks me näeme poelettidel ühesugused kartulid, on see, et need on suurtootmise jaoks optimeeritud ja seal ilmselt see suundumus ikkagi on, et et kartul peab ka edaspidi jääma suurtootmisele optimaalseks. Küll aga on tore näha, et restoranides pakutakse meile ka lillad kartuliputru, et ma arvan, et see mitmekesisus kartulivaldkonnas vähemalt võiks olla täiesti atraktiivne tarbijale ka edaspidi ja võib-olla on väikses kasvutrendis. Aga kindlasti selliste kartulisortide arendamine on niisugune nišitoodete teema, et peab mõtlema, kui palju sinna investeerida, kas ennast ära tasub. Ja aitäh, et
turul vist on tõesti see, et lõpuks hind paneb paika, et palju pakkumist ja nõudlust on. Aga jah, kindlasti ka see tarbijale võimaluse andmist, et valida, et loodame, et seda on tulevikus veel rohkem. Ja veel küsimus Sigmarilt. Igal kurgil on 2 otsa. Pluss ja miinus ots pidi olema. Ma loodan, et sa ka sellele teaduslikku tagapõhja annad. Aga kurgi poole pealt selle osas lõpetame. Küsimus läheb sinna, et mis on täppisaretuse teadvustatud nõrgad kohad ja mis on nende maandamise viisid? Ja no ma mõned nõrkused tõin või ütleme eeldused ka välja, eks ole, et kui sul ikkagi seda akadeemilist teadmist ei ole, et siis selle täppisaretusega ei ole mõtet huupi tulistama hakata, et selleks on meil palju efektiivsemad ja odavamad töövahendid nagu keemiline mutageniseerimine ja kiiritamine, mida on ju kasutatud läbi eelmise sajandi juba. Et jah, see on just nimelt, tema nõrk külg on ka see, et suuri muutusi on võrdlemisi raske viia, et ütleme siis mingisugusest Jõgeva kollasest lillad kartulid teha on ikkagi ilmselt päris keeruline. Et sellised, ja ütleme riskide puhul, ma kujutan ette, et see tarbijaskonna vastuvõtlikkus uutele aretustehnikatele võiks olla tegelikult positiivne. Me oleme sellest vähe rääkinud ja nüüd ongi see küsimus, et kuidas nagu seadusandlus ka seda siis toetab, et kui seadusandlus ütleb ühtäkki, et me peame jälgima GMO direktiivi, olgugi, et ta ei ole oma olemuselt GMO, mida silmas peeti selle direktiivi loomisel, et siis see annab tarbijale või ütleme ühiskonnale väga vastaka signaali. Et on üks väga tore uuring tehtud Norras, kus uuriti just mitte hinnangut GMO-le, vaid tavainimese hinnangut täppisaretusmeetoditele. Ja kui sellele eelnes ka sissejuhatus, siis ütleme, täpsustati, et mis nende vahe on, siis inimestele väga meeldib see, et see on meetod, mida ei rakenda ainult suurkorporatsioonid, vaid see on asi, mida on võimeline rakendama väike etki, mida on võimeline rakendama väike seemnearetusfirma või sortiaretusfirma. Et juba see iseenesest on väga suur faktor, miks inimesed võiksid täppisaretusi positiivselt vastu võtta. Kindlasti iga uus asi toob välja ka selle, iga uus asi, uuendus on asi, mis kõikidele ei pruugi sobida ja võib ikkagi tuua ka neid, kes ei soovi selliseid sorte tarbida. Aga siin on asi, mida ma täna ei puudutanud, et kuidas seda täppisaretatud sorti siis tuvastada, et see on nii looduslik, või ütleme, see mutatsioon ise on ju taime enda poolt tehtud, et me tegelikult sellest ei jää täppisaretuse jälge kui sellist, mida oleks võimalik siis tuvastada, et selle võrra on see natukene ka keerulisem võib-olla. Aitäh! Meil on siin chatis läinud juba päris mitmeks küsimuseks, see on järjekord. Lee Põllumaa soovib teada, et mis sa arvad, kuidas sobivad kokku mahe ja täppisaretus? Mina arvan, et ma nõustun Sigmariga, et nad võiksid väga hästi kokku sobida. Et mahedas on taimel roll veelgi suurem minu arust, et ta peab kogu selle keskkonnaga hakkama saama niimoodi, et ta ka siis sellele farmerile midagi veel lisaks pakkuda suudab. Ja mahedas nõudlus tugevatele, tervetele taimede järgi on ju väga suur, et kui täppisaretus suudaks seal kiiremini maheda nõudlusele kaasa tulla, siis nad võiksid minu arust üksteist väga hästi toetada. Aitäh ja loodame, et ka regulatsioonid sellega samasse suunda arenevad. Järgmine küsimus puudutab juba sellist praktilisemalt poolt, kus sorte soovitakse saada, et Eestis on aretatud mitmeid herne- ja oasorte. Kuidas sa hindad, kas need sortid on praktiliselt võimalik arendada ja kas need on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis? Ja kas need sortid on võimalik arendada ka Eestis
millised on kodukasvatajate hulgas väga populaarsed. Seemet kahjuks mitmel aastal saada pole, et kuidas olukorda lahendada. Ja sordiaretuse eesmärk võiks olla, et seeme ka tarbijateni jõuaks. Aga siinkohal, kuna mul saalis on seda raudvara kaamerate taga veel, et ma annaksin sõna hoopis Eesti Taimekasvatuse Instituudi peadirektori asetäitjale. Pille, palun. Jah, ega siis alati ei ole abiks sordiarete, tema selles süüdi pole, et edaspidi me seda nii paljundada ei suuda. Lihtsalt praegu, kui hernesortide juurde aedernest on jutt, et tagasi tulla, siis on olnud täiesti 2 järjestikust katastroofilist aastat. Oleme teinud igasugu nippe nende, ütleme, sortide, aedernesortide seemnekasvatuse edendamiseks, seal hulgas ka käsitööd. Aga seal on lihtsalt füüsiline probleem. Aga ütleme, hernel on ka palju haigusi, aga veel rohkem on tal kahjureid ja need, kes lendavad, need söövad neid ära ja siis 4 aastaaega hernel küll kevadest sügiseni teadupärast aedherned on pikka tüüpi herned, mis kasvavad edasi ja nende lamandamine on probleem ja siis nende kättesaamine viimastel aastatel selle tõttu on halb ja kui ta lamandub, siis selle seemne kvaliteet on ka kehvem. Et selliste asjadega me peame võitlema, et üks kõige armastatum sort aamissepp, mis on väga vana sort, väga maitsev, väga suure kaunaga ja herned on nagu šokolaadi kommitümmargused, suured ja magusad. Tema kasvab 2 meetrit pikaks ja kui te selle panete põllu peale pikali viimasel aastal, siis sealt järgi jääb ainult natukene riknema jäänud kaunad, mis ei valmi ja mida siis tegelikult tehniliselt ei ole ka peaaegu võimalik koristada. Aga see on natukene saamatuse taga, mitte sordi taga. Sordid on väga maitsvad tõesti. Ubadega on natuke parem. Aga aias kasvatatakse ka meie põlduba ja nagu teate, seemnekasvatajad teavad, et paar aastat tagasi lööbis siin oa teramardikas ja suurtel põldudel. Nii et ka selle tõttu on väga raske valida ilusaid ube. Meil naised praegu puhastavad, nii et sorteerist on 10 korda läbi käinud ja nüüd nad lähevad inimeste laua peale, meie mõned usinad pensionärid näiteks, vaatavad kõikidest külgedest selle põldoa terakese üle, enne kui ta aiakasvataja pakki läheb. Nii hulluks on see kahjur teinud selle asja. Nii et püüame. Aitäh, Pille, et tõesti tootjatel need väljakutsed on igal aastal ja need on paraku ka erinevad, et selleks valmistumine on keeruline. Aga siit kommentaariumist veel Terjelt on väga hea soovitus, et inimesed, kui tahate huvitavaid sorte toidulauale, siis tuleb neid ka ise kasvatada. Ja praeguses kasumit tagaajavas tootmises jääb see alatiseks nišitooteks ja maksab palju rohkem. Nii et väga hea üleskutse, et seda seemnevaru ja nende sortide säilitamist võiksid inimesed ise teha. Ja Liina, ma tänan sind selle huvitava ettekande eest. Me oleme jõudnud täpselt ajagraafikuga sellesse hetke, kus me teeme väikse pausi. Ja meie vaatajad on